Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist, rõõmu kõiki tervitada. Juulikuu viimane töönädal enne väikest suvepausi siin parlamendis. Täna on juba 14. juuli 2022, on neljapäev, kohaliku aja järgi kell 4, Eestis on kell 5. Nii et ma üritan siis kokku võtta kõik selle, mis on siin viimastel päevadel toimunud ja mis saab olema edaspidi. On olnud üpriski toimekas ja kiire nädal. Ma jõudsin siia esmaspäeva õhtul, umbes siin kella 7 paiku ja ikka selleks, et osaleda siis sel nädalal komisjoni istungitel. Näiteks eile ehk kolmapäeval olid siin 3 komisjoni istungid minul, alustades hommikul vara siis väliskomisjoniga, kus olid hääletustel erinevad raportid, näiteks Euroopa Liidu suhted ja strateegia suhetes Aafrika riikidega. Seal oli väga palju muudatusettepanekuid, mida hääletati läbi, aga nagu ikka, siis põhimõtteliselt kogu fookus oli sellel, et on vaja arendada suhteid Aafrika riikidega, on vaja hallata migratsiooni, on vaja tagada inimõiguste kaitse, vähemuste kaitse, LGBTQI, kelle iganes veel kaitsed. Ja kogu rõhk on ikkagi sellel, et meil on vaja mitte takistada illegaalset immigratsiooni, vaid hoopis hallata seda irregulaarset immigratsiooni. Ehk see sõnade mäng alati siin Euroopa Parlamendis on selline vasakule poole kaldu, kus ei öelda näiteks, et tegemist on illegaalse immigrandiga, vaid tegemist on irregulaarse immigrandiga. Ja kõik on ikkagi selleks, et illegaalset immigratsiooni pole olemas, et tegemist on lihtsalt selline nii-öelda ebatavapärane immigratsioon, mida tulebki kuidagi hallata ja nii-öelda sellega lihtsalt leppida. Seetõttu sellise raporti poolt ma kindlasti hääletada ei saanud ja hääletasin vastu. Seejärel oli meil komisjoni istung näiteks tsiviilasjade komisjonis, kus oli samuti 3 raportit hääletusel. Näiteks kõige olulisem, vast kõige huvitavam raport puudutas inimõiguste olukorda Euroopa Liidus Ungari näitel. Selle raporti autor algselt oli meie kolleeg Saksamaalt AFD-st Nikolaus Fest, kes on ääretult sümpaatne ja arukas kolleeg. Hakkas seda raportit koostama, kuid juhtus nõnda, et kõik vasakpoolsed kommunistid võtsid selle raporti põhimõtteliselt üle oma muudatusettepanekutega ja tegid sellest raportist 180 kraadi erineva raporti, erineva sisuga, kus umbes kurdetakse selle üle, et kuidas Euroopa Liidus on kohutavalt halb seis inimõiguste, vähemuste kaitsega ja me elaksime nagu justkui kuskil Põhja-Koreas või Venezuelas, mis ilmselgelt ei ole tõsi, sest et Euroopas inimõiguste olukord võrreldes ülejäänud maailmaga on ikkagi väga hea. Aga selle raporti üle hääletati, ka mina hääletasin loomulikult selle vastu, kuna see raport keerati pea peale ja lõpuks siis esitasime ka oma seisukoha minu nimel, kuidas me ei ole selle lõpptulemusega absoluutselt nõus ja tegelikult igasugune vähemuste või inimõiguste olukord Ungaris on täiesti normaalne. Ja asjaolu lihtsalt see, et Brüsselile või teatud poliitparteidele ei meeldi mingisugune poliitiline konservatiivne suund Ungaris, see on lihtsalt poliitiline erimeelsus, see ei ole inimõiguste rikkumine. Igastahes näiteks selline raport oli meil eile tsiviilasjade komisjonis hääletusel. Ja seejärel pärastlõunal oli komisjoni istung põhiseaduskomisjonis, kus olid samuti hääletused. Näiteks toimus hääletus järgmise aasta Euroopa Liidu eelarve üle, mis on umbes, kui ma õigesti mäletan, äkki ligi 70 miljardit eurot, kust rahastatakse igasuguseid toredaid asju, alates põllumajandustoetustest, alates toetustest näiteks regionaalpiirkondade liikmesriikides, aga lõpetades ka kõikide toredate programmidega, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse arendamine, mis on kindlasti väga aktuaalne ja oluline teema siin Euroopa Liidu jaoks. Samuti näiteks kõik need huvialaprogrammid, kus edendatakse võrdsust, sallivust ja tolerantsust. Ka selle eest saavad kõik Euroopa Liidu maksumaksjad rõõmsalt maksta. Aga siis osaliselt oli ka teatud punktid hääletusel eile põhiseaduskomisjonis. Ja lisaks sellele eile jõudis siia ka üks minu külalisgrupp. Teatavasti on võimalik Euroopa Parlamenti tuua iga aasta kuni 110 inimest külalistena, kus on oma piiratud eelarve, mille eest on võimalik tasuda lennupiletid ja ööbimine ja vahepeal ligi 2 aastat külalisgruppe ei olnud võimalik tuua seoses koroonaviiruse levikuga ja parlament sulges igasuguse
külalisgruppide toomise, aga nüüd selle aasta kevadest on see jälle avatud ja seetõttu oleme hakanud jälle tooma külalisgruppe siia parlamenti, et ka nad näeksid, kus see parlament siin tegutseb, millega meie siin tegeleme, mis on see igapäevane töö, kuidas see välja näeb. Ja maikuus oli näiteks esimene grupp meil Eesti Juristide Liit, kes oli väga tore grupp ja kes pidi tulema tegelikult vahetult enne koroonaviiruse puhkemist, aga kuna siis pandi parlament kinni ja see grupp ei tulemata, nii et nad jäid ootele ja siis selle aasta nüüd kevadel maikuus saime lõpuks 2 aasta möödudes Juristide Liidu grupi ka siia parlamenti toodud. Ja nüüd eile tuli siia suur grupp, kus enamus inimesi on meie erakonna liikmed Järva ja Viljandimaa ringkonnast ehk minu koduringkonnast ja osa inimesi on meie erakonna siis töötajad Riigikogu fraktsioonis või Tallinna linnavolikogus ehk meie nii-öelda head ametnikud, kes aitavad kogu meie nii-öelda erakonnasüsteemi hoida töös edukalt nii siis parlamendis kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil Tallinnas. Täna on nad õhtul tagasi minemas Tallinnasse sama lennuga, kus mina juba mõne tunni pärast. Nii et loodetavasti külalisgrupile meeldis see külastus Euroopa Parlamendis. Aga nagu juba ütlesin, täna õhtul olen tagasi lendamas Eestisse ja see on nüüd viimane nädal siin enne suvepuhkust. Taas hakkab siin töö pihta septembri alguses, kus siis on uus hooaeg algamas siin sügisel suvel, aga me parlamenti ei tule. Küll aga näiteks augustikuus on üks väikene töömissioon tulemas mul Keeniasse seoses valimisvaatlusmissiooniga. Äkki oli 7.–12. august. Esinan siis meie poliitgrupi Identiteet ja demokraatia sellel valimismissioonil, aga ülejäänud juuli ja augustikuu olen ma rõõmsalt enamjaolt Eestis, kodus või maal. 30. juuli on aga meie erakonna suvepäevad. Loodan väga palju meie toredaid erakonna kaaslasi näha Saaremaal Mändjala puhkekeskuses, kuhu olen ka minemas kindlasti suvepäevadele. Ja teistega, kui varem ei kohtu, siis mitte varem kui augusti lõpus äkki, septembri alguses, taas siit Euroopa Parlamendist Brüsselist. Külastage ikka minu kodulehti jaakmadisson.ee. Kõiki minu videosid ja postitusi ja sõnumid saate lugeda ka minu Facebooki kanalitest. Videosid saate näha ka YouTube'i kanalist, mida võite ka jälgida. Seniks aga taas kohtumiseni. Ma soovin kõigile ilusat suve jätku ja nautige uut valitsust, kõige võimsama, parema, ilusama, targema, intelligentsema peaminister Kaja Kallase juhtimisel, sest Reformierakonna juhtimisel oleme liikumas vastu kaunile talvele, kus elektrihinnad on 10-kordsed, kütusehinnad on väga kõrged, inflatsioon röövib kõikide inimeste sääste. Aga sellest hoolimata naudime suve ja kohtume taas juba Euroopa Parlamendist hiljemalt septembris.